Tšauki-pauki. Meil on pool metsaringi juba tehtud. Ja teate, mõtlesin pikalt, et täna ei tee üldse mitte midagi. Täna tuleb jälle Üllari podcasti külalisi meil mega vingeid. Nii et te, kes te seal tööl olete, siis saate õhtul vaadata. Jah, mul on selline, kuidas ma ütlen, mitte selline korrapärane podcasti tegija komme, et ma panen kohe nad põmm välja, kuigi võiks pitkitada või ma ei tea, kuidas ta ütelda, et panna mingi järjekorras välja. Aga teate, kui juba, siis juba, sest tulevad kindlasti suvekuudes, tulevad väiksemad sellised rahulikumad nädalad, kus te ei saa niimoodi paugu peale külalisi. Ja see on see minu meetod teha neid asju. Kes ütleb, mis on õige, mis on vale? Vaat kommenteerige siia, kas teil on mälestustest sellised asjad kui ema või õde või vend või õpetajad on öelnud, et niimoodi peab laps käituma, niimoodi peab asjad tegema. Ja siis kui sa suureks saad, siis hakkab täiega trigerdama. Et ma polegi äkki nii hea laps ja ma pole nii hea ema või ma pole nii hea isa, sellepärast et taga kuklas mõlgub mingisugune värk. Vaat teate, nendest kõikidest peame välja kasvama, ega siin midagi ei ole, eriti kellel on siin edukuse koodis. See on selline põhiasi, millega ma inimesele lähenen ja ma tean, et teist kõik juba teavad seda, aga väga hea, saagu meid palju. Et kellel on need 3 ja 4 seal tohutult ridades, siis 3 viituvad alati sellega, et sul on mingi trigeripoiss seal emaga, vanaemaga, tädiga, õega, kelle iganes, võib-olla tütrega. Ja vaata ka, et kui sinu lastel seal on näiteks number 3 on kuskil edukuse koodis, siis sina emana, isana, et sa nendel seal nagu iminapp küljes ei püsiks, anna neile hingata. Ja kui sa näed, et su lapsel on seal 3 või 4 on ju, nendest ma praegu räägin, siis anna ka hingata, sest me kipume alateadlikult tegema seda. Ja me nimetame seda ema või isa armastuseks, aga tegelikult meil on vaja õppida lihtsalt lahti laskma. Näete, ma lihtsalt tulen täna niimoodi lampi, seepärast, et ma kuulasin oma armsate suuliste klientide sellise neid häälsõnumeid ja tuli nii palju mõtteid. Aitäh teile, kallikesed, et olemas olete. Ja kui sina nüüd oled mõelnud, et tahaksid ka väga endale seda suulist analüüsi, siis sinu kord tuleb seal augustis juba. Et see on nii huvitav teekond. Et ühe suulise kliendiga võib meil minna 4-5 päeva, sest me elame seal elu vahepeal ja niimoodi me seal lahti pusime sinu numbreid. Mina panen häälsõnumeid ja sina paned mulle tagasi ja siis meil on selline vahva lõpukõne, mis avab silmi. Ja nüüd ma panin siin, aitäh muidugi Merle ja Margit. Margiti video on praegu avalik. Merle lubas ka panna avalikuks oma video. Et see video, mida te seal nägite, siis see on see tunnine vestlus. Aga ma ütlen ausalt, et ega ma täpselt niimoodi kella kogu aeg ei vaata. Me Merlega nüüd küll vaatasime, et me jääksime sinna tundi. Aga ta tihtipeale ikkagi libiseb nõksu üle. Et see on see analüüs, mida siis saab video kohtumine minuga. Ja uskuge mind, teie numbrid räägivad nii palju, et ma pean isegi vahest filtreerima, mis ma sealt välja räägin. Et lihtsalt. Aga mul on üsna otsekohane, et ma midagi nagu enda teada ei jäta. Sellega võite küll arvestada. See, et kui ma ikkagi midagi näen, siis ma näen hästi palju. Näen hästi palju, näen numbreid hästi palju. Ma peaks kunagi arvanud, et ma siia maailma niimoodi jõuan. Ja siis aitäh sinule, Rutt Maal, kes sul on hästi huvitav nime ja perekonnanime kombinatsioon, kes sa ka postitusse sinna lidasid tarokaartide seda sünkroonsust ja ma olen seda mitmes kohas ka maininud, et teie, kes te tarokaarte oskate lugeda, võtke edukuse koodi alla see tarokaartide seletus ka. Issa mul memm kadunud. No muidugi, külapoisid on käinud pissu tegemas seal.
näitaks teile. Me oleme ammu juba ei tea kus ja memm on kuskil seal. Arva ära, kus on memm. Ma ei tea, kas te näete siit. Ahah, nüüd on ralli peal kohe. Ahah, nüüd peab sinna kohe tirtsu veel panema. Märgistab ära. Pole midagi, et siin külapoisid käivad siin meie metsas niimoodi. Ma ei tea, ma natukene hoian, vaatan, kas te näete, kus memm jookseb. Näete, rallikäik on peal. Me oleme juba ammu siin. Nüüd me peame vaatama. Käed külmetavad täna raigelt. Noh, okei. Vot, ma tahtsin natukene sellistesse ka, et teie, kes te olete seal suletud Facebooki grupis, siis ma panin teile rida postitusi täna natukene sellest natuke lisamaterjali selle, mis meil siin õhus toimub ja siin videos ka niimoodi kiiruga räägin selle läbi, niikaua kui me koju jõuame tüdrukutega. Et jaa, teate, 2026 aastani, nagu ma ütlesin, see on tegelikult number 1 aasta, enne seda ikkagi on ta number 10 ka. Et hästi palju muutusi on selles aastas ja et hoidke piip ja prillid ja lihtsalt istuge mugavamalt tooli ja kui te tunnete, et midagi on vaja teha, siis hakake tegutsema. Eriti siis, kui tekitab hirmu ja selle kuu ehk siis aprillikuu energia on 14. Noh, ma vaatan nüüd nagu teda suuremast aspektist, et see on selline, kus tekib hästi palju sellist torisemise tunnet. Miks minuga nii asjad juhtuvad? Igasugused värgid seal tulevad välja. Siis lihtsalt, jonni ära, luba endal jonnida ja siis ikkagi hakka tegutsema. Selles kuus ma soovitaksin väga kirjutada endale asju üles, mida sa teed, mida sa tegema pead. Et mitte midagi tegemata ei jääks sellepärast, et sul on paha tuju. Kui sul on vaja ikkagi teha, issand, siin on porgand. Keedetud porgand. Oho, ma olen lihtsalt punast värvi. Ei, see on porks. Vau. Okei, näete, jutt kohe kadus. Oh, memm on selja taga, kõik on okker-tokker. Rahvas koos. Meil on nagu mingi metsamaraton alati. Teate see, kuidas keppi anti üksteisele edasi kätte, järgmine jookseb. Või ma kartsin neid võistlusi alati. Just mul on nii tugev vastutustunne ja siis kui ma ei saa hakkama, siis ma hakkan, ma ei tea, lonkama ja jalad ei vea ja kommenteerige ka, millised sellised spordivõistlused teid ärritasid. Ma olen üldse spordi tegemises, mulle ei meeldi mitte midagi sellist, mida pidi tegema, teate, aja peale. Ma ei tea, täiega võitis mind niimoodi alt ära. Ja nüüd, kui ma numeroloogias ka tean, et mul peab olema selline töö, mis on spontaanne, ei tohi olla kellaajani, peab olema selline vaba, siis ma alles nüüd 48 aastaselt olen jõudnud siia. Kujutate ette, jah, 47 juba. Kuigi mul oli veel siin, mis oli märtsi lõpuni, oli veel sellised asjad. Õigemini mul on nüüd ka praegu veel üks töö, mis nüüd lõpeb ära ka aprillis. Siis nagu kõik sellised asjad kaovad ära mu elus. Natukene hirmus ka on, aga noh, mis siin ikka. Mulle meeldivad sellised asjad, mis hirmutavad. Noh, mis ta meeldib, et siis kui see asi on möödas, siis on nagu kõik jäu. Siis kui sa oled selles situatsioonis, siis see aprillikuu algus on toonud meie ellu, õigemini minuga seotud ellu igasuguseid seiklusi. Ikka sellised, ikka nagu siis vaatad peeglist ja mõtled, et miks minuga, mis see siis nüüd on. Ja see oli märtsi lõpus juba hakkas selline elektripoiss tulema. Aga kõik on lahenenud. Nüüd tuleb veel mingit sellist natukene sellist väikest jonni perioodi. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et see kõik energeetiliselt peab tulema. See on lihtsalt, miks ma selles numeroloogiliselt panen teile ka need päevaprognoosid. See ei ole niisama, et lihtsalt hoida nagu teisest energiat üleval. Piiluge sinna sisse. Ma panen seda YouTube'i ja panen ka suletud rühma Facebooki numbrite keel. Ja tegelikult sinna suletud numbrite keelde ma panen igasuguseid teste veel lisainformatsiooni. Täna tuleb kohe 2 lisapostitust veel erinevatel aegadel. Neid sai sinna ajastada ja siis lihtsalt hommiku ärkasin ja mul oli nii palju sellist mõtet, et ma pean teiega jagama. Tihtipeale on see, et ma mõtlen, kas teha või mitte teha. Oot siis teie ka, kes te tunnete, et tahate esineda, aga ei julge. Oot siis minge ja tehke esinege. Tulge mulle podcasti. Nüüd, kes siin podcasti tahavad tulla, kirjutage ja me teeme seda maikuus.
nüüd on aprillikuu on finito. Mul on see täis puugitud ja siis mul on siin põnevaid isiklikke seiklusi, kus ma mingitel päevadel üldse kellegagi ei räägi. Vaat. Nii on. Vaat, kui te ei kuule minust mingi 4 päeva, siis on nii. Jah, elus olen, aga siin tuleb igasugused mõnusid väljakutseid. Ja kutsun veel üles selles võttes järgmine nädal on edukuse koodi koolitus. See on siis Zoomi teel. Ma annan teile väga palju informatsiooni, ehk siis sama pakett, mis on 58 €, et sa saaksid oma edukuse koodi. Sa saad umbes selle sama asja, saad selle nüüd väiksema raha eest. Ja pluss sa saad veel need tööriistad kätte, millega sa saad hakata oma neid lähedasi analüüsima ja miks mitte teha endale sellest väike selline lisasissetulek. Et ütledki, et kuule, kartul kartuli vastu, teenus teenuse vastu, hakkad analüüsima teisi, sus saab juba pisikene mini numeroloog. Vot, te saate väga head tööriistad. Kui sa veel oled mõelnud, et ma ei tea, ma olen nii palju kuulnud edukuse koodi kohta. Ma räägin kõikidest numbritest sealt. Mingid PDF-i teil kaasa ei tule, te saate lihtsalt vaadata seda videot järgi. Teine, mis tuleb, see oli vist 18 päeval see edukuse koodi värk. Siis 19 päeval on ametite kohta. Ma avan teile sellise salalaeka. Te, kes te mu kliendid juba olete olnud, siis teie midagi uud sealt ei saa. Saate küll. Ühte asja arvatavasti, mida ma teile ei ole rääkinud. Ütleme nüüd viimased klientid juba saavad seda, siis ma kogu aeg arenen ka. Et need, kes nüüd juba mul tulevad suulisteks klientideks, siis ma teen praktiliselt iga päev suulisi kliente. Ja ma veel samal ajal paralleelselt olen, ma ei tea, ohkan kohe 2 numeroloogia koolitusel. Üks on see põhi, kus ma olen, kus ma õppisin ja siis teine on natukene ühe teise numeroloogi käe alt. Oi, milline magic seal on. Seal on nii palju huvitavat. Ja siis teie, kes te mul siin tulete kogu aeg klientideks, samas ka need, kes võtavad selle videokohtumise, vaata, mis on see tunnine, mis ma nüüd Margiti ja Merlega tegin, siis teie juba saate neid informatsioone, sõltub, kuidas me ajaliselt mahume. Lussi. Mu kodu paistab. Me hakkame siin pidureid tõmbama. Vot, ja siis ma kõike räägin seda selle jaoks, et nii nagu mina neid asju teen, siis te kõik saate ka seda teha ja teate, ausalt öeldes ma ütlen ühe väikse saladuse. Kuidas minus numeroloog tuli? Sellepärast, et ma tahtsin ilmselt teada, kes on kes, on ju. Ja kõige parem meetod selleks on edukuse kood. Ja siis YouTube'i kaudu ma jõudsingi sinna, et oli väike kursus selle edukuse koodi kohta, mis kestis 3 päeva. Aga ma ütlen, selle 3 päeva mahtus igasugust muud marketingi ja muid asju ka veel. Aga siis, kui ma selle kätte saan, ma mõtlesin, mis asja, selliste asjadega nii lihtsa meetodi järgi saab teada, kes on kes. Vau! No siis ma hakkasin seda edukuse koodi lihtsalt praktiseerima. Ja siis mõtlesin, ma tahan rohkem teada. Tahan väga palju teada. Ja siis niimoodi ma olengi nüüd siin. Ja siis, kui ma avan need teie aknakesed siin, ma võin täitsa suvaliselt kuskil seltskonnas olla ja kui ma kuulen lihtsalt mingeid numbreid, vaata, ma ei tunneta niimoodi nagu, kuidas ma ütlen, aurat või keegi näeb neid asju. Ma pean lihtsalt nägema numbrit. Kuulma numbrit. Pigem kõige parem on see, kui ma näen numbrit, siis need hakkavad teate nagu tarokaardid rääkima. Ja võt, ma veel vaatan natukene. Siis, ütleme siis, ma arvan, see juhtub võib-olla maikuus rohkem, sest mul on nüüd sellel kuul päris palju tegemist isikliku eluga, siis ma hakkan neid edukuse koodi tarokaartidega ühendama, et te rohkem saaksite seda nagu visuaalset nägemist, arusaamist. Sest aitäh, Rutt, sina, kes sa tegid nüüd selle postituse sinna ja teie, kes te oskate tarokaarte lugeda juba ise, siis tegelege selle asjaga, pange need numbritele kõrvale need tarokaardid ja te saategi kõik asjad korda. Mul on nii kodule lähedal. Seal on. Ma pean lõpetama. Ja, valmistun siis podcasti külaliseks vaata. Niimoodi ma võtangi hästi tavaliselt, lõdvalt, viskan tukka sirgu ja siis vahest pane ripsme värvi, vahest ei pane. Võt. Jah, kui 10 aastat tagasi keegi, isegi kui 3 aastat tagasi keegi oleks öelnud mulle, et ma hakkan niimoodi elama, siis ma poleks mitte kunagi uskunud. Ma isegi mitte kunagi poleks uskunud, kui keegi oleks öelnud, et sa tuled Soome elama. Ma ei oleks uskunud seda.
siin ma nüüd olen juba 20 aastat. Okei, nüüd ma panen väga kinni. Ma panen väga kinni telefoni. Ma olen juba kodu ukse ees. Ma pole kunagi teiega nii kaugele jõudnud. No nii, tšauki.